kellele on veenisisene ravi üldse näidustatud? Veenisisene vitamiinide ravi on näidustatud üsna harva. Need on teatud juhud, kui inimene on kas väga äärmuslikul dieedil või on haiglaravil või tal on mingi selline haigus, mistõttu ta ei saa vitamiine suu kaudu omastada. Inimorganism on loodud väga arukalt ja me saame enamuse endale vajalikest vitamiinidest ja mineraalainetest toidust kätte. On üksikud erandjuhud, mida me ka arstidena räägime, nagu D-vitamiin, mida meie kliimas ei saa kogu aeg, mida on vaja juurde võtta, aga tegelikult tavapärase toitumise korral saame me kõik eluks vajalikud vitamiinid kätte oma toidust. Rääkides veenisisesest ravist, siis meditsiinis kehtib alati põhimõte alusta kõige vähem invasiivsetest uuringutest ja raviprotseduuridest ehk ära kahjusta, mistõttu me võimalusel alati eelistame ka suukaudset ravi veenisisesele ravile. Ja praktikas, mina siin meie keskuses ei ole paarikümne aasta jooksul selle järgi tundnud vajadust rohkem kui 2-3 juhul, millal me oleme pidanud manustama B-vitamiini inimestele ja siis ka me teeme seda tavaliselt lihasesisese süstena, mitte veenikaudse ravina. Kui teie poole peaks ikkagi pöörduma patsient, teie hoolealune, kes ütleb, et ta on pikalt juba väsinud, ta tunneb, et võib-olla ta ei saa vitamiine piisavalt toidust kätte, palun määrake mulle tilguti ravi, mida teie arstina vastate? Ma isiklikult olen isegi natuke skeptiline ka kõikide vitamiinide määramisele verest. Ehk et ma tavaliselt alustan sellest, et ma täpsustan tema eluviise ja kuidas ta elab ja millest ta toitub. Me teame juba ju 5. klassi terviseõpetuse õpikust, et 50% meie tervisest sõltub tegelikult meist endist. Ja vaid see 10% on tervishoiusüsteemi osakaal. Ja siis esimene asi ongi välja selgitada, mida inimene on ise teinud oma tervise heaks, kuidas ta elab, millest ta toitub. Nüüd isegi see vitamiinide määramine ja mikroelementide määramine, nende sisaldus veres ja kudedes võib olla äärmiselt erinev ja sageli me ei saa tegelikult seda infot inimese terviseseisundist tema ainult vitamiinide määramisega. Ehk et mina tavaliselt saan suurema osa infost kätte juba vestlusest inimesega. Ja siis ma saan ka aru, mis on tema tervises seisundist sellist, mida on vaja muuta või juhendada, mis viisil ma saan teda suunata oma eluviiside juurde. Ma ei ole sellisel juhul kunagi näinud, et oleks vaja teha seda veenisisest ravi. Kui arst näeb, et seal mõne vitamiini tase on madalam normist, kas selle ühe analüüsi põhjal saab ikkagi teha juba järeldusi? Kas see vereanalüüs on piisavalt täpne, et sellist ravi määrata? Mina armastan alati muuseas terminit arstikunst, mis võtab selle kõik kokku, ehk et on väga vähe selliseid uuringuid, kus me saame tugineda ainult ühele analüüsile. Sinna juurde käib kõik seesama, mis ma rääkisin, inimese eluviisi hindamine, tema objektiivne leid, mille põhjal see pilt kokku panna. Me oleme näinud küllalt uuringuid näiteks sportlastel, kui me justkui teeme magneesiumi, veres on see korras, tal on krambid, ta saab suu kaudu magneesiumi, tal krambid kaovad. Ehk et rohkem kui pimesi usaldada mingit analüüsi või uuringut, mina usaldan alati tervikpilti, mille põhjal me saame öelda, millega on tegemist. Selliseid tervishoiuteenuse pakkujaid, kes tõepoolest pakuvadki oma kliinikus või ettevõttes üksnes seda veenisisest ravi, väidavad, et nad teevad igale pöördujale ikkagi põhjaliku arstliku kontrolli, et seda ravi ei määrata kergekäeliselt. Kui tõenäoliseks teie peate seda, et tõesti nendesse kliinikutesse pöörduvad raskelt haiged inimesed, kellele selline ravi on näidustatud ja et kõik ongi korrektne? Ma ei saa teiste eest rääkida ja ma ei tea, mis uuringuid nad teevad ja kas see kõik on korrektne. Ma saan rääkida jällegi teoorias, ehk et see on pigem selline eetika küsimus, et kui inimene pöördub arsti poole, tervishoiusüsteemi poole ja ta ei ole ise väga meditsiiniga kursis, siis ta usub ja usaldab seda arsti ja tema soovitusi, mis on igati normaalne, see peakski nii olema. Aga kui see arst soovitab midagi, mis ei ole kas päris 100% tõenduspõhine või lähtub millestki muust kui ainult patsiendi tervisest, seal on mingid, ma ei tea, majanduslikud huvid, võib-olla midagi muud mängus, siis see minu meelest taandub sinna eetika küsimusele. Ma ei saa ka öelda, et see nüüd oleks tohutult kahjulik või halb, et ilmtingimata kõik need inimesed, kes seda veenisisest ravi saavad, et nendega midagi halba juhtub, tõenäoliselt ei juhtu mitte midagi halba peale selle, et nad saavad justkui kinnituse, et see on okei, et ma
ma tegelikult elan ebatervislikult, et oli eile pidu ja olen magamata, ma saan kohe tervishoiusüsteemist sellise kiire ja hea lahenduse muutmata midagi enda eluviisides. Ja siin on nagu need kaks peamist ohtu, et usaldus meditsiinisüsteemi kui terviku vastu ehk et mina arstina olen alati uskunud tõenduspõhist meditsiini ja ma pakun oma teadmiste kohaselt parimat evidence-based ravi. Et kas see veenisisene ravi seda on natuke kaheldav. Selle kohta ei ole üldse tehtud ka veenvaid uuringuid, sest juba uuringud tervetele inimestele sellise vitamiini veenisisese raviga on natuke kaheldavad, et eetikakomitee tõenäoliselt ei võtaks need üldse käsitlussegi, kuna sellel ei ole nagu otsest näidustust või vajadust. Et see on nagu peamiselt selline eetika küsimus. Mis siis ikkagi juhtub inimesega, kellel see meditsiiniline näidustus puudub, ta leiab endale enda arvates parima sobiva paketi, läheb selle teenuse pakkuja poole, saab selle veenisisese ravi, mis on selle tulem? Tõenäoliselt ei juhtu midagi halba. Muidugi on veenipunktsioonil omad tüsistused, aga tänapäeva tingimustes on need üsna vähesed ehk et väita, et iga veenipunktsioon ja veenisisene ravi teeb tingimata midagi halba, on meelevaldne, et nii see kindlasti ei ole. Ja mina väidan, et parim, mis ta sellega saab, on hirmus hea ja kallis uriin, sest et kõik need samad vitamiinid, mis talle on manustatud, peavad kuidagi kehast ka välja tulema. Ja võimalik, et tema enesetunne ka tõesti paraneb. On tõestatud ju placebo-efekti ja on ka leitud seosed, mida kallim ja isegi mida invasiivsem see protseduur on, seda suurem on see placebo-efekt. Ja ma ei väida, et seal võib ka olla mingi selline, et juba ma pikutan, ma tegelen oma tervisega, et see võib tema enesetunnet tõesti paremaks teha. Aga see kasu meditsiinilises mõttes ei ole tegelikult suur. Kui kliiniku enda kodulehel öeldakse, et efekti püsimiseks nende soovitus on mõningaid protseduure teha 1-2 korda nädalas, siis sellise sagedusega veenisisene teraapia, kas see võib inimesele kuidagi teisiti mõjuda? Ma arstina näen, et näiteks sama B-vitamiin, oletame, kui on B-vitamiini imendumisraskused, mida on vaja manustada parenteraalselt, seda peab tegema teatud sagedusega. Väga harvadel juhtudel on see ka teatud rauavaegusaneemia, kui raud ei ole suu kaudu omastatav. Nendel juhtudel, kui see on arsti poolt niimoodi määratud, on teatud jätkuv ravi vajalik, aga igasugusel muul põhjusel, see sama wellness või et me justkui seda ise oma elust ei saa või et see mind teeb paremaks, targemaks, ilusaks, ei ole kuidagi meditsiiniliselt tõestatud. Ma mõistan ka seda ootust inimeste poolt, et aastatuhandeid on inimesed janunenud sellise imeravimi järele, mis justkui meid vabastaks oma vastutusest tervise eest ja tagaks meile igavese nooruse ja igavese ilu, aga ma ei usu, et see ravim on see, mis seda teeb. Me kõik teame, et tervislikud eluviisid on olulised. Me kõik teame, et tuleb toituda, magada, aga meil enamasti ei ole sellist üks-ühest selget seost, et nüüd minu tervisehäired või minu väsimus, minu kaebused ongi seotud nende samade minu halbade eluviisidega või tagajärjega midagi, mis ma olen ise endale teinud. Ehk minu esimene soovitus on alati pidada kellegagi nõu, on see siis pereõde, perearst, keegi meditsiini usaldusisik, kes aitaks nendele põhjustele jälile jõuda, et mida ma saan ise veel oma tervise heaks teha, ennem kui minna otsima selliseid kiireid ja enamasti ebatõhusaid lahendusi.